hommikust härrased. On uudiseid ja on tegemisi tänaseks videoks. Esialgu suri ära mul üks auto. Elantra, see on kuskil Loogandis nüüd. Ja lihtsalt enam käima ei läinud. Saime siin. Enam käima ei läinud. Ja nüüd me peame siis talle asendusauto andma. Hetkel mul on asenduseks talle siis Kia pakkuda. Lisaks ma ostsin ühe auto. Aga mismoodi ma selle ostsin? Mis autoga tegemist? Sellest kõigest ma räägin natukene hiljem. Aga hetkel lähme viime selle kullakese siis uuele kliendile või siis asenduseks kliendile viime ära. Vaatame, kas läheb tööle ka. Ja ilusti töötab kõik. See. Ootame, millal soojaks läheb, viime kliendile ära ja siis liigume edasi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Не работает пульс? Работаю, я просто вчера решил. No väga hea, no ole välja. Nii, Deandra, tule siia. Teeme sinust ka mehaaniku. Me võtad siit kinni ja hoiad niimoodi, et püsti oleks. Nüüd see läheb tööle või? Kogu remont. Ei sure see Elantra ära kuskil. Pane ainult kütust juurde ja kõik on заебись. Какие комментарии? Надо заливать. No Kiaga oli meil siis, mis Kiaga? Elantraga kerge ehmatus. Kütust sai niivõrd vähe sinna sisse, näidik veel näitas midagi, aga tegelikult ta ei saanud piisavalt kütet peale. Panime 15 liitrit sisse ja poolest pöördust. Korras. Tahan teile siin Mercedest näidata. Mis te arvate, kas see esiratas on õige nurga all või? Kuidas teile tundub? Kohe kindlasti ei ole õige nurga all. Aga siis räägitakse, et minu autod on peldikud. Ma ei tea, võib-olla see on mingi konstruktsiooni eripära, aga see ratas on ikka väga valesti seal all. Ikka kohe nurga all. Nii et minu autod on ikka veel heas korras. No nii, härrased, jõudsime Hyundai'ga siia. Teeme siis kokkuvõtte nii-öelda selle Hyundai'ga jõudsime ikka, ma ei tea, üks Kia vist. Et teeme kokkuvõtte siis sellise, et eks siis kogu remont või kogu rike, mis sellel autol oli siis seotud ainult sellega, et kütust oli vähe. Tõenäoliselt ka näidik natuke valetab ja kõik see kokku siis arvati, et lihtsalt suri auto ära. Aga nüüd on auto korras siia ära toodud. Inimene võttis teise auto, mis ma asenduseks andsin, mille hind on kallim, võttis selle nüüd sõitmiseks. Eks aru saada. Elantra on nii nagu on, eks ole. Aga nüüd. Ostsin ma ühe auto. Ostsin ma selle auto täiesti pimesi. Ja nüüd me lähme vaatama, mis autoga siis tegemist on ja mis ma tegelikult sain. Nii et sõidame Lasnamäele, auto toodi sinna ja nüüd lähme toome selle ära.
pimesi ostetud auto, mida siis loot on sellest autost. Seal ma leian, ma olen paar pilti näinud, et ma tean, et on olemas paar mõlki. Aga ma pole teda näinud päevasel ajal ja milline seisund tal tegelikult on. No nii, sõbrad, võtke vastu. Mis ta on siis? Chevrolet Nuvira. Nii, peab tunnistama, et elusast peast muidugi, ma nägin pilti, et teatud mõlgid on elusast peast muidugi, tekitab ta natukene sellist suuremat masendust. Kuigi, siis ma meenutan, mis selle auto hind oli, nii et see masendus kaob kohe ära. Nüüd on kõige tähtsam, kas ta läheb tööle ja mis on ta tegelikult tehniline seisund. Autol on peal ka LPG, auto on automaat, kliima väidetavalt täidetud, nii et siin on päris hea kõik. Või ütleme niimoodi, et varustus on täitsa, mis sobib mulle, nii et lähme paneme selle asja tööle ja vaatame, kas ta üldse läheb tööle. Ta on nüüd seisnud siin paar päeva. No nii, vaatame. Nii, kojameed on muidugi kinni kiilunud. Paneme praegu selle maki vaikse peale. No nii, vaatame, kas läheb tööle. No problemo. Nii, vaatame natukene siit. Vaatame natukene seest ka, mis siin on siis. Täitsa prosta komplekt. Ma ei tea, kuidas seda nimetada. Täitsa prosta varustusega on. Nii. Esimene asi kohe siit ei lähe kinni. Töötab, kessar on peal, loodame, et selle saab maha võtta. Kast, automaat, kliima peaks olema, töötama. Noh, mingi makk on ka. Nii, töötab airbag. Airbagi kohta uurin, siis annan teada. Läbisõit 185 000. Mis on päris hea. Nii, püsikiirushoidjad siin loomulikult ei ole. Uskumatu, see makk on ühendatud, ehk siis rooli pealt on reguleeritav makk. See on hea. Elektrilised peeglid, praegu on pime, ma ei näe hästi, aga vaatame pärast, kas töötavad. Nii, aga siin muust ei olegi rääkida. Mingi valgustus on meile siia pandud. Auto on universaal, istmed on tegelikult päris normkorras on. Siin on natukene vajaks mingit puhastamist, aga üldiselt on täitsa viisakas. Ei no, mis ma ikka oskan öelda? Mootor on kuiv. Mootor on täitsa kuiv, peaks ütlema. Mootor on täitsa kuiv. Kliima peaks olema täidetud. Töötab väga ühtlaselt, väga mõnusalt töötab. Nagu ma aru saan, siis õli on vahetatud suht. No, ma ei tea, kas saab hiljuti. Peaks vaatama korraks pidoka näitu. Mulle tundub, et seal on 185 oli või 2000 tagasi, nii et praktiliselt pole sõidutudki selle autoga. Nii et siin kapoti all on ikka väga super kõik. Välimuse kohta muidugi siin on paar mõlki. Siis siin on stange. Nagu te näete, siis on natukene katki. Siis on siin ukse juures on mõlk. Ja siin on tegelikult, siin on nagu siuke kerge mõlk. Ja see on kõik. Omanik tahtis selle auto eest saada 2000, arvestades gaasiseade on peal, mis ei tööta muidugi, aga temal oli soov saada 2000. Palju kui me saime seda võite ise arvata, panna siia kommentaaridesse kirja. Ja järgmine video siis ma ütlen teile, palju ka ma selle auto reaalselt ostsin.
Meie esimesed meetrid on autoga tehtud. Mootor on täitsa jõuline, veab ilusti edasi, kast vahetab käike ilusti, mitte midagi. Ainukene, mis mind häirib praegu seisuga, on müra, mis siin sees on. Kindlasti Marguse juures me saame teada, kas siin on mingid rattalaagrid või midagi, kuigi omanik väidab, et ei ole selles, et eeldab, et on rehvides asi. Siin on päris tummused talverehvid naeltega, nii et väga võimalik, et on sellest. Aga kindlasti saame seda teada hiljemalt siis, kui oleme tehnilise poole ära vaadanud. Ülejäänud on veel üks küsimus kliima kohta. Kui paned kliima puhuma akna peale, siis ta puhub salongi. Ja kui paned salongi, siis ta puhub akna peale. Vaatame, kas arvutiga on võimalik see parandada. Võib-olla on midagi nässu läinud ajus, et võib-olla kui restart teha, võib-olla siis see taastub. Aga muud, auto on väga hea. Jõuline, liigub hästi, hoiab teed, vibrad puuduvad, pidurdab, kliima töötab, aknatõstukid töötavad. Nii et ma arvan, et see on väga hea ost. Tähendab, ma ei tea, kas varsti või mitte, aga LPG peab korda tegema. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb siia paigaldada täiesti uus süsteem ja see auto on täiesti valmis raha teenima. Nii et liigume Marguse juurde ja vaatame, mis ütleb Margus. Ma ei tea, kuidas sellesse suhtuda, aga igatahes 85 on peal. Mingi kleeps on. Ainuke, mis ma leidsin, kus siin midagi tuleb, on see siin. Aga see vist ei ole isegi vist õli või? Või on või? Kiirapule seal kapteras. Siin on gaas peal juba. Mingi higi gaas, aga peal on. Aga ei tööta. Olevat üks pihusti lekkima hakanud. Ja siis keerati kuskil mingi kraan kinni, vaata. Niimoodi. Jaa. Mis huvitav, mis sa arvad, palju me selle ostsime? Müügis oli 2000-ga. 2000-ga või? Jah. Kuule, no jah, 2 tonni on nii, see on ulme hind, on ju. Kauplesid või? Kauplesid natuke? Mina ei kaubelnud. On mul üks inimene Võrumaal. Süüdnimi Jäpe tal. No tema leidis selle. Tema leidis selle. 2000-ga ossi mõne? 2000-ga oli müügis, jah. Sa arvad, et 1000, jah? Ei või. Ära pesta ja vaadata, mis saab. See isegi ei ole õli seal lihtsalt. Jaa, no ära näpi. Ei ole mõtet. Aga jah, öeldi, et üks gaasi see pihust hakkas lekkima ja... Just ka, ma arvan, et siin pole muud midagi enam vaadata. Gaasivendade juurde ja teevad korda selle. Miks sa või sinna? Nad pidureid on siuksed, nagu nad on. Lambi käes on näha lambi. Jaa. Klotsid on uued. No esimesed kindlasti. See on nagu, see on vist nende kõikide autode või haigus üldse. Siin mingid stabikakondid tunduvad uued olevat ühel pool. See tundub nagu uus olevat. See on vana. See koliseb. Ja, seal ülevaatusel öeldi ka, et mingid... See kont on läbi. Stabikakondid on. Auto. Jaa, ma mõtlen just põhi. Kuidas? Need kohad on natuke pehmid, aga muidu on okei. Suht viisakas, see on ju sama seetne silm nagu sellel. Taili. Üks sama, vaat see on natuke. Siin on see paagi kinnitus, aga ega see ei ole midagi hullu.
see on nagu korras vist jah. Ta ikka roostada. No see ei ole hullu jah selles suhtes. Ja, see ei tule siin nii pea ära. See veel ära ei tule jah. Põhimõtteliselt ikkagi pingmine. No nii härrased, auto on koduhoovis ja Marguse verdikt või siis ütleme niimoodi Marguse tehniline kontroll siis tõi välja probleemid stabikapuksidega. 3 tükki on läbi, need vahetame ära ja siis on auto täiesti korras. Praeguseks on juba isegi teada hind, kogu remondi hind on 80 €, see on varuosa pluss siis remont ning tehnilise poole pealt on auto valmis. Ainuke küsimus, mis jääb õhku, on gaasiseade. Sellest ma annan teile järgmises videos teada, aga teie sõbrad, arvake siis ära, mis hinnaga see auto saadud on. Peremehe käes oli ta 2 tonni, arvake ära, palju meie saime. Ja selleks korraks sõbrad siis kõik. Tänan, et vaatasite mind, olite minuga ja vot selline püss meil sai siis ostetud. Nii et sõbrad, ootan teie kommentaare ja nagu ikka järgmise kohtumiseni. Mina lähen nüüd puhkama.